tere, armsad teekaaslased, kuulama, vaatama, kogema videot, kaardi lugemist. Miks ma olen segaduses, mis on pealispind ja mis on juur, mis on tegelik põhjus. Ja muidugi keskendume ka lahenduse energiale. See kaardi lugemine on spetsiaalne abiline neile, kes tunnevad, et midagi sees kripeldab, aga ei saa täpselt pihta või ei ole nagu seda õiget fookust toonud sellele teemale, mis siis tegelikult selle kõige all on. Ja ehk aitab tuua selgust ja siis ka kergendust, nii et säti ennast mugavalt sisse, võta kõrvale teetass või veeklaas ja asume teekonnale. Ja võid valida siis 3 kaardi lugemise vahel, 1, 2 või 3. Minu nimi on Stella Shakti, minu tegemiste kohta leiate rohkem koduleheküljel stellashakti.com. Ja lähemegi siis esimese kaardi lugemise juurde. Esimene lugemine. Väga ilusad illustratsioonid on nendel kaartidel, et esimene kaart on siis Kuan Yini kaastunde jumalanna kaardipakist 3 kauni naisfiguuriga, kes on väga emotsionaalses liikumises, väga tundlikus kooslõimumises. Aga samas ma tajun, et on ka säilinud selline individuaalsus. Et siin võib-olla selline põhiline teema on, mida ma kohe tajun seda illustratsiooni kogedes praegu, on see, et tahaks teha asju enda moodi, aga samas sooviks sobituda ka gruppi. Ja huvitav oli see, et täna mulle tuli selline sõnum, et meil tuleb valida, et kas me soovime elada õnnelikuna või siis sotsiaalsesse keskkonda sobivana. Et selline huvitav dilemma, et kas sa soovid olla õnnelik või sa soovid, et sa sobituksid kõikidega kokku. Et selline küsimus võib olla sul üles kerkinud või kuidagi sinu teemaga seotult. Ja kui see sind kõnetab, siis esimene kaardi lugemine ongi sulle. Kui see ei kõneta, võid vaadata mõnda teist lugemist või mõnda teist videot. Et selle kaardi sõnum on siis järgmine. Õitsengu võed. Kui me liigume mööda oma jumaliku õndsuse teekonda ja enda tões, siis meil on sellel teekonnal ka kindlasti saatuse poolt määratud, et me kohtume sõprade inimestega, kes soovivad meid aidata, et me vähem kannataksime ja kogeksime suuremat rõõmu, kui me lubame ennast aidata ja aitame ka teisi. See on selline toetuse spiraal, mida mööda me liigume ja armastus soovib meile tuua rohkem kontakte, ühendusi, et meie teekond oleks lihtsam. Et siin võib olla selline huvitav sisemine dilemma võib-olla sul tekkinud, et sa tajud, et sa tahad olla koos inimestega ja arutada ja sa soovid oma mõtteid jagada, aga samas sa tajud ka, et sa tahad olla rohkem oma pead. Tunduvad, et on kuidagi võib-olla vahel vastuolus või ei oska selgeid piire seada, et kui palju siis seda ühte või teist parasjagu teha. Et kui sa inimestega koos oled, siis tunned, et võib-olla väsid mingi hetk, aga ei oska nagu lõpetada seda vestlust või kuidagi enda väes olemist piisavalt hoida. Võib-olla kipud ära kaduma kuidagi teiste draamadesse, teiste lugudesse. Vaatame kohe lähemalt, mis toimub pealispinnal. No pealispinnal on võib-olla selline
suhtlusperiood, kus on väga palju minevikuga seotud teemasid, räägitakse sellest, mis on olnud, mis läks valesti, mis ei ole hästi läinud, on selline, kuidas ma ütlen, lootus on, aga on ka väga palju kahetsust, sellist süütunnet, võib-olla häbi, aga samas on soovi, et pöörata pilk ikkagi selles suunas, mis tegelikult on võimalik. Ja võimalik, et ka sellest samast minevikus toimunust rääkimisest võib sulle tekkida tunne, et aga nüüd ma soovingi, et tänu nendele kogemustele, mis ei ole läinud nii, nagu ma olen tahtnud, nüüd ma soovin keskenduda rohkem sellele, mis mulle päriselt meeldib. Ja voog toob sulle ka abi, et siin on väga ilusasti, siin kaardil on kujutatud ka see nii-öelda voolav kausikene, mis toob siis voona teise karika, võime öelda, et siin vanad karikad on kas ümber läinud või on jäetud selja taha. Karikad tähistavad siis ka armastust või suhet. Ja ilus on sellel kaardil on see, et see on hästi lootusrikas kaart joonistatud, et tavaliselt see karikate viis on selline pettumuse ja võib-olla ka käega löömise energiaga, et minu arust on siin väga hästi tabatud selle kunstniku ja tunnetaja poolt selle kaardi selline terviklikkusega kooskõlas olev kogemus, mis räägib sellest, et isegi kui kõik ei ole läinud nii, nagu me oleksime tahtnud, võib-olla väga palju pettumusi on olnud, siis pöörates pilgu tulevikku, siis need unistused täituvad, et elu aitab meid edasi, et võimalik, et need asjad, mis ei õnnestunud, ei pidanudki õnnestuma, sest need ei olnudki saatuse poolt, meie enda kõrgema mina poolt meile määratud. Et see on siis pealispinnal toimuv. Vaatame, mis toimub sügavamal tasandil, mis on selle kogemuse juur, mis seda vastuolulisust siin tekitab. Et tuleb karikate kuninganna kaart, mis minu arvates on väga, väga võimas sümboolika siin kujutatud, kuidas karikate kuninganna on täielikus usalduses, et veeelemendiga, elu voolamisega kooskõlas olemine nõuab meilt usaldust ja usku. Ja selle usalduse aktiveerimine toimubki läbi selle, et ma taotlen näha seda, et elu alati kannab, et nii nagu see karikate kuninganna siin ei kõnni mitte maismaal ega kividel, vaid et lausa veekilpkonnad on tulnud teda toetama. Et see usaldus on lihtsalt niivõrd suur elu suhtes, ükskõik mis on, ma olen alati hoitud, ma olen alati kantud, ma olen alati juhatatud, ma olen alati enda väes. Isegi kui ma ei näe, kuhu ma järgmisena oma jala saan toetada, mis on see järgmine samm, ma isegi alati ette ei teagi seda. Et sügavuses on see tunne, et ma saan tegelikult kõigega alati hakkama, aga võimalik, et siin see vastuolulisus, mis siin on nüüd tekkinud, tuleneb sellest, et need inimesed, kellega sa oled suhelnud, tegelikult ma tahan selle kaardi panna teistpidi, vot niipidi, et need inimesed, kellega sa oled suhelnud, kes on nii-öelda sind abistavad, on võib-olla oma kas hirmude või peegeldustega
toonud väga palju nähtavale ikkagi seda, mis ei ole olnud õnnestunud, et ikkagi seda mineviku takerdumist on olnud palju. Et võib-olla sa tunned, et sina juba tahad edasi liikuda uude energiasse, aga et on nagu mingid inimesed või olukorrad, millega justkui peaks tegelema. Ja see abi, mida sa oled neilt oodanud, tegelikult see abi on hoopis teistmoodi, mismoodi see abi tuleb sulle. Abi ei tulene sulle mitte sellest, et sa lähed nende lugudega kaasa või üritad kedagi korda teha, kui nad ei ole oma minevikuga rahu teinud, vaid nende abi seisneb selles, et nad õpetavad sulle ilmselt midagi taolist, võib-olla mitte täies määras, aga midagi taolist nagu kaassõltuvuse vabastamist. Et sa ei sõltuks ei oma mineviku emotsioonidest ega ka teiste inimeste nõudmistest sulle, ma ütleksin niimoodi, tuleb see sõnum. Et võib-olla siin on olnud mingit laadi kas partnerlus või suhe, kus sa oled harjunud olema kellegi jaoks selline toetus ja tugi. Aga see kogemus ei ole õnnestunud, et see inimene ei liigu ikkagi edasi enda õnnetundes ja sul on olnud vastuolud. Et mina tahan juba edasi liikuda, aga see inimene on justkui nagu selline kas ankur, aga tegelikult ta ei ole. Tegelikult ta toetab sind selles, et sa ise valiksid selle enda vaba voo, enda armastuse järgi liikumise. Et see, mida ta sul aitab teha, on tõusta, et sa ise tõuseksid sellest mustrist kõrgemale, mitte et ei tule enam väliseid trigerdajaid, vaid sinu vastus, sinu reageering sellele trigerdusele oleks teistsugune. Et see, mis sind aitab praegusel hetkel, on näha, et iga selline käivitus ja ebameeldiv nagu ebameeldiva tunde tooja on tegelikult abiline, et sa valiksid ise läbi minna nüüd nendest võimaluse väravatest ja taipaksid, et sul on võimalus täiesti uue iseendana toimida. Enda piiritu potentsiaalina tõusta. Et see karikate kuninganna sära, mis teda ümbritseb, tuletab mulle meelde ka väga võimsalt tähekaarti. Et sa oled praegusel hetkel tõusmas enda elu säravaks täheks ja tähekaart sümboliseerib täiesti garanteeritud unistuste täitumist ja iseendasse karikate kuninganna integreerimine on siis üks oluline etapp, üks selline faasikoht, selline pühitsus, mida praegu siis elu aitab sulle luua, et selle asemel, et näha neid inimesi kui takistusi või sinust eemal hoidjat, tuleb siin soovitus, et aga vaata ka, mida nad sulle aitavad praegu endas välja arendada, et sa ei sõltuks nii palju välistest teguritest. Ja minu tunnetus ütleb seda ka, et kui sina tõused endas sellesse samasse kõrgesse energiasse, siis sellega sa aitad ka teisi, et võib-olla sa oled arvanud, et sa pöördud teiste poole, et abi saada, tegelikult oled sina kutsutud neid toetama, aitama, mitte läbi selle, et sa ütled neile ette, mida teha, vaid läbi selle, et sa näitad oma eeskujuga. Et see on selline koos valgustumise protsess, kus oma individuaalse energia eest vastutuse võtmine näitab teistele teed. Sina julged
võib ka teistest tekkida huvi ja see ei peaks olema sinu eesmärk. Et sinu dilemma praegusel hetkel on siis see, et sa oma sisemuses tead, mida teha, aga sa ei ole teadnud võib-olla, kuidas välise maailmaga seda kogemust nii-öelda stabiliseerida endas, et sa nii väliselt kui sisemiselt tunneksid ühtsust, et võib-olla on olnud häbi, et kuidas mina nüüd olen õnnelik, kui ma ei tea, minu eks nutab telefoni toru otsas. Et kuidas mina siis saan õnnelik olla ja oma teed minna. Aga su süda teab, et kui sina oleksid ka õnnetu, siis ei aita ei sind ega sinu eksi või sinu sõbrannad või kellega iganes sul selline kogemus praegusel hetkel üles on kerkinud. Et sinu vaja ikkagi usaldada oma südametunnet. Küsime ka, mida sa, mis teemas või mis küsimuses sa oled võib-olla endast varjanud midagi, et teeselnud, et sa saad hakkama või et sa ei ole tunnistanud, et sa vajad selles teemas abi. On see, et kui ilus sinuga jälle see väravatest läbiminemise motiiv. Et sa oled võib-olla arvanud, et sa peaksid kuidagi ise oskama seda nihet teha oma nüüd individuaalse mina meelega, aga tegelikult sul ei ole vaja mitte pingutusega seda sammu astuda, vaid lõdvestuda sellesse kogemusse. Mitte selleks, et teistele näidata või endale tõestada, vaid selleks, et sa lihtsalt järgned armastuse kutsele. Et siin võimalik, et üks kogemus, mis sind võib väga hästi aidata, on puhas südamest palve, et algallikas aita mul palun mu südamesse lõdvestuda. Ja tihtipeale, mis ongi suureks blokeeringuks südameruumi sisenemisel on olnud leinakogemus ja ka millestki ilma jäämine võib tekitada sellise leinakogemus, hüljatuse tunne või hirm, et ma jään kõigest ilma, mida ma olen soovinud, et nagunii miski ei püsi, et siin oleks võib-olla hea küsida universumilt abi, et kallis algallikas, palun aita mul vabastada minu klammerdumine ja sisemine vastupanu armastusele. Et ma lubaksin tulla enda ellu sellel iseenda äratundmisel ja enda kogemisel, mis on minuga tõeliselt kooskõlas. Et vahetevahel on need leinakogemused ja ilmajäämised võivad olla küll väga valusad kogemused ja mul on väga kahju, kui sa oled selles teemas palju kannatanud. Aga need võivad olla ka väga võimsad äratajad, et me ärkaksime sellele hetkele, selle hetke võimalusele siin, et me usaldaksime suurt plaani oma egomeele asemel. Et see nii-öelda purunemine, mis on toimunud, on tegelikult mitte sinu tõelise olemuse purunemine, mida sa võib-olla oled kahelnud, ei ole aru saanud, et mis minus nüüd täpsemalt siis nagu viga või puudus on. Et sinu vaja teadvustada, on see siis läbi mingi teraapiaprotsessi või sügavama siserännaku nagu nägemine, et nende ühenduste vabanemine, mis su elus on siis kas forsseeritult või teadlikult käivitunud, on tegelikult sinu toetuseks. Et see teenib tegelikult sinu hinge. Et siin on vaja
tõusta oma energiasageduses kõrgemale, et seda kogemust näha. Et usaldada taas voogu, jällegi veeelement, eks ole. Et see voo usaldamine tähendabki seda, et ma pöördun, siis on see siis kõrgem tarkus, universum, algallikas, Jumal, kuidas keegi soovib seda nimetada, ma pöördun selle kõrgema intellekti poole, millest me kõik tegelikult koosneme. Pöördun selle kõrgema teadlikkuse poole ja palun, et kõrgem olemus tooks mulle rahu, sisemise rahu. Et sellesse rahusse tagasi voolata, siis on vaja usaldada seda, et see on sinu jaoks võimalik. Isegi kui sa täiel määral ei usalda, siis kas või loota. Ma loodan, et see on minu jaoks võimalik. Ja ma tunnen, et sul on nii ilus see veeelemendiga koostöö. Ja sa oled sellega väga hästi tegelikult kooskõlas. Et praegu see, mida sa siis teed oma elus, on selline, ütleme siis nagu viimane sammukene, viimane blokeeringu ületus. Et see ei ole nagu takerdumise koht. Ja küsime ka viimase küsimuse, et mida sa juba tegelikult tead, aga sa ei ole usaldanud, aga mida sa võiksid enda sees teadvustada ja usaldada. Et sa oled arvanud või näinud või aru saanud, et see tee, mida mööda sul tuleb minna, et see on üsna spetsiifiline tee. See ei ole nagu suvaline lahmimine. Sa ei ole usaldanud, et kui sa kas või natukenegi tunned, et mingi väljapääs võib olla, see ei ole täiel määral usaldanud, et see on tõde. Et isegi kitsas tee on siin sõnum. Et isegi kui see tundub keeruline tee, siis see on ikkagi tee. See ei ole sein, see ei ole takistus. Ja kui sa liigud rahulikult, samm-sammult ja täie teadlikkusega, siis see tee kannab sind hästi. Et sulle vaja usaldada, et kas või natukenegi lootust ja kas või natukenegi parem enesetunne millelegi mõeldes on tegelikult selge märguanne selle kohta, et see on võimalik, mida sa praegu sel hetkel soovid teha või ette võtta või mis suunas muutust luua. See läheb minu arust väga hästi kokku selle karikate kuninganna sügavama teadmisega, et sa oled alati kantud. Et isegi kui sa kõiki sammusid ette ei näe või tunned, et su tee on nagu selline pime või udune, ei tähenda see seda, et see tee oleks võimatu, vaid see tähendab seda, et universumiga koostöös, usaldades kõrgemat juhatust, on see tee sinu jaoks väga hästi võimalik ja teostatav ja elu aitab sind. Ja iga kord, kui sul on vaja astuda järgmine samm, siis selleks on sul ka juhatuse abi olemas. Vot sellised sõnumid tulid sulle, armas grupp number 1. Ma loodan, et sa said sellest üht-teist kasulikku. Aitäh, kui sa jätad siia alla ka ühe südamekese kommentaaridesse. Oleks väga huvitav teada, kui paljud selle grupi valisid. Ma soovin teile kogu südamest usaldust ja rõõmu. Et need kaardid räägivad siin uuest, väga ilusast võimalikkusest, väga avarast väljavaatest. Ja ma soovin sulle kogu südamest, et sa usuksid endasse, enda ja algallika koostöö lõpmatusse tugevusse, sest algallikas alati aitab meid. Ja nii see on. Olge õnnistatud. Aitäh teile kuulamast, vaatamast, kommenteerimast. Aitäh kallid vipitele toetuse eest. Õnnistused. Ja läheme teise grupi lugemise juurde. Tere, armas grupp number 2. Sina valisid selle kauni kaastunde jumalanna Kuan Yini kaardi, kus
Jumalanna on siis parasjagu sellises puhkehetkes, et see väike anum vaasike tähistab siin sageli sellist loodusteraapiatega tegelemist ja ta käes on ka lootusõis, mis tähistab valgustatust. Et selline enesekindel, julge endale aja võtmine, kui tunned, et oled väsinud või tahad ennast kosutada või soovid koguda endasse mõtteid, koguda endasse kohaloleku väe rammu, et saada inspiratsiooni, siis see kaardi lugemine on sulle. Kaardi sõnum on järgmine. Sul on võime äratada jumalik vägi, kutsuda appi taevase mäe energia, et sa saaksid üle ujutatud vaimse energia poolt, mis aitab sul sinu eesmärke täide viia. Et selles reaalsuses siin on väga palju hingesid, olemeid, kes armastavad sind tingimusteta ja soovivad sind aidata sinu vaimse eneseväestamise teekonnal. Sina jällegi omakorda väestad neid jumalikke vägesid, kes saavad sulle appi tulla ja aidata sul manifesteerida, et sinu visioonid jõuaksid ka tegelikkusesse. Et see, mida ma siin tajun, kallis grupp number 2, on selline sügav tundlikkus, sügava rahuoskus on sul juba olemas. Nüüd on küsimus selles, et kas sa võtad endale hoiaku, et ma olen suuteline, või sa võtad hoiaku, et ma olen ootamises. Need on 2 täiesti erinevat eluhoiakut. See on see info, mis mulle praegu voolab, aga vaatame kohe siis lähemalt. Mis on pealispinnal parasjagu toimumas? Mis toimub pealispinnal ja mis toimub siis juurena sügavuses? Pealispinnal võib sul olla tunne, et midagi on sinult ära võetud, mis tegelikult kuulub sulle. On see siis, kas keegi on nagu sinu aja või energiaga kuidagi inetult ringi käinud, ei ole väärtustanud sind, on antud lubadusi, mida ei ole täidetud. Selline, et see, mis kuulub sulle, justkui on sult ära võetud, selline energia. Ja juurtasandil tunned, et see kogemus või sinu parasjagu sinu elus toimuv on raske kanda, et on keeruline, et liiga palju on, liiga palju teemasid, liiga palju mõtlemist, liiga palju vastutust, liiga paljude ideede, liiga paljude otsuste üleküllus. Et siin on ühest küljest selline ilmselt reedetuse tunne, kogemus, et sa ei ole, võib-olla isegi oled tundnud, et sa ei ole väärt seda, mida sa tegelikult tahad, et sa pead nagu hästi palju ise pingutama selleks, et sinu unistused täide saaks minna. Ja et keegi nagu isegi ei aita sind, et pigem nagu on takistused, keerulisused, väljakutsed, ootamatused, ei julge usaldada inimesi. Vaatame kohe siis ka, mis siin lähemalt toimub. Et see kogemus on, et sult on võetud just ilma sinult luba küsimata või kokkuleppeid murtud. Mida see sulle hinge tasandil tähendab? See võib olla väga raske tunne.
see võib tähendada seda, et sul on vaja olla siinkohal hästi kannatlik. Mõnede kuude pärast, mis on muidugi hea uudis, see ei ole mitmed aastad, vaid mõnede kuude pärast see olukord selgineb sinu jaoks, midagi läheb paika, midagi läheb omale kohale. Ma küsin, kas see asendatakse universumi poolt millegi paremaga. Suur vaim ütleb, et usalda oma intuitsiooni. Et võimalik, et sa oled tundnud, et see, mis ei ole õnnestunud, et sellel on mingisugune, no ma ei taha öelda, et kõrgem tähendus, aga et sellel on mingisugune varjatud põhjus, mida sa veel ei ole näinud. Aga selle varjatud põhjuse ilmsiks tulek toob sulle väga sügava sisemise arusaamise, väga sügava sisemise taipamise, jumaliku selgelt nägemise, jumaliku mõistmise, et siin see protsess on natuke pikem, see ei ole selline paaripäevane kiirlahenduse kogemus, vaid see on rahulik küpsemine ja elul voolata laskmine ja see kogemus paneb sind ilmselt praegusel hetkel rohkem pöörduma enda sisse, et vaadata, et mis asi see on, millest ma siis tegelikult ilma olen jäänud või kuhu see kogemus tegelikult on mind juhatanud ja see kogemus tuleb sulle meeletu tugevuse, väga suure endaga kooskõlalisuse, et see ei too sulle rohkem pimedust, see juhatab sind väga ilusasti tagasi algallikaga üks olemisse ja selgelt nägemisse, selgelt teadmisesse ja ka õrnusesse, kaastundesse. Et see ei ole see, et sa pead jääma kuidagi sellesse ohvrirolli või meeletusse puuduse tundesse, vaid see kogemus kutsub sind ja ma küsin kohe, kuidas see olukord sind sinna siis kutsub sellesse suurde tugevusse. Et sa vaatamata sellele, mis sinuga on toimunud või missugused olukorrad elu on sulle kätte mänginud, sina leiad ikkagi enda seest rõõmu ja kerguse, sest kui keegi teine on sinu suhtes eksinud või loonud mingisuguse mustri, millele esimene reaktsioon on see, et sa oled mulle teinud liiga, siis see, et teine inimene või mis iganes institutsiooni või kogemusega sul siin tegemist on, see ei ole sinu karma, see on nende karma, mitte sinu. Ja mul on tunne, et sa hakkad siin nagu nägema seda, et sa ei pea laskma ennast sellest häirida niivõrd sügavalt, et sa nagu kõik oma päevad ja ööd veedad nagu selles teemas ennast kuidagi väikseks kokku pakkides, vaid et see on mingisugune oluline komponent sinu valguskeha terviklikkusega kokkulõimumise pühitsusena. Võib-olla see ongi siis kannatlikkus, nagu siin kaart ütleb, et kõik on jumalikus korras, et vahel meil on vaja näha seda, mis toimub, kui nii-öelda meilt on vägi võetud, mis siis nende inimestega toimub, mis siis nende olukordadega toimub, kui meie pealt näha mitte midagi teha ei saa. Et tahtis tulla ka teine õieke siia sinu lugemisse. See võib tähistada ka seda, et sulle tuleb abiline või sulle tuleb teise inimese poolt või teise nurga alt või läbi selle, et sa tuled ise rohkem südamesse, sulle tuleb mingisugune oluline
tuleb jumalik pühitsus, läbi mille avaneb sinu enda mingisugune kõrgem võime. On see siis selgelt nägemine, selgelt tajumine, selgelt kuulmine, veel sügavam empaatia või veel sügavam arusaamine mis tahes elu toimimisest. Nii et tead, see protsess, mis sinuga on toimunud, ei ole jäänud algallika poolt märkamata. See on universumi poolt nähtud, mis on toimunud ja kõik sinu elus taastatakse jumaliku korra kohaselt. Isegi kui see praegu tundub, et ma ei tea, kuidas see üleüldse võimalik oleks, aga muutus tuleb. Ja eelkõige tuleb see sisemise muutusena ja seejärel armastajate kaart. See võib tõesti tähistada tänu sellele kogemusele, näiteks kui sa oled ka oma kaksikleegi suhtes, siis midagi teie suhtes vabaneb või muundub selliselt, et te olete täielikus harmoonias, täielikus kooskõlalisuses, täielikus üks olemise äratundmises kõikides sagedustes, kõikidel tasanditel, kõikides dimensioonides. Et see, mis nii-öelda on ära võetud või nii-öelda valesti läinud, võib-olla lausa varastatud, saab täidetud jumaliku õnnistuste, armastuse, tugevuse ja selgelt nägemisega. Vaatame nüüd seda sinu juuraspekti. Need olid siis nüüd pinnapealsed kogemused, mis toimuvad. Siis sinu sügavuses see, et kõike on liiga palju, sa pead kõike ise tegema, näitab sellist tuhkatriinulikku mingisugust energiat, mis lõpeb. Ja see ei tähista siis sinu füüsilise keha surma, vaid sinu egomeele lahustumist tagasi valgusesse. Et see tüütas nagu see fööniksi protsess, mis sinuga parasjagu toimumas on, ei ole sinu maha materdamiseks, sinu pimedusse saatmiseks, vaid selleks, et sa laseksid senisest toimimisviisist lahti. Mis see senine toimimisviis on olnud? Ilmselt on see seotud olnud sellega, et sa oled arvanud, et sa pead tegema asju nii, nagu sa kunagi mõtlesid. Senine elurütm, uskumused selle kohta, mida sa oled arvanud, et sinu jaoks võimalik on. Et see võimatuse tunne, just nüüd ma saan aru, et see juur võib olla see võimatus, et see on nii raske, et see tundub minu jaoks lausa võimatu, et ma ei tahagi. Tunnetan korra veel sügavamalt. Et see võib olla nagu hästi sügav, just nimelt ka selline karmavabastus, ma tajun. Et siin tuleb soovitus, et kutsu endasse 13. dimensiooni energia, mis on täielik nullpunkti energia, mis võime öelda, et puhastab nagu see lehe, kuhu sa oled varem joonistanud või maalinud enda elupildi, puhastab selle täielikult ära, nagu valge uus leht on sinu ees. Ja selles uues puhtuses, selles uues valguses sa saad aru, et sinu tants ei katke, sinu tants läheb edasi ja sinu tants läheb nüüd edasi sinu rütmis, mitte nendes vanades mustrites, et need, kes on sind reetnud, alt vedanud, sa näed need mustrid läbi, sa saad aru, et sul ei ole mõtet oodata nendest kogemustest midagi, vaid minna oma teed.
ja selline lahtilaskmine ootustest võib olla täiesti tuntav, et ma täitsa nagu suren ära, et senine toimimine ei toimi. aga sind toetatakse väga võimsalt läbi meditatsiooni, tuleb sulle šamaanikaart. Mustade lindudega on need siis kaarnad, varesed, tähistavad Saturni energiat. et võimalik, et su sünnikaardil on ka väga võimsalt siis selline Saturni mõjutus ja Saturn ei lase sul jääda samaks, sest Saturn aitab meid tegelikult valgustatuses ja Saturn nõuab distsipliini, korda, endast hoolitsust, regulaarset mediteerimist, sellist enese distsiplineerimist ka mõttetasandil, et ma ei lase negatiivsetel mõtetel ennast ära hävitada. Et nii nagu see kaunis Kuan Yin siin istub ja mõtiskleb ja tunnetab ja pöörab tähelepanu oma uutele visioonidele, siis Saturni energia aitab meil rahuneda piisavalt, et me saaksime alla laadida need kõrgema sageduslikud energiat ehk visioonid meie kõrgema tuleviku võimalikkuse kohta. Küsime järgmise küsimuse. Mida sa oled peitnud või teeselnud, et sa saad hakkama? Aga tegelikult võiksid pöörduda abi saama selles teemas. Siin on nagu huvitav, väga huvitav energia, et sa oled arvanud, et sulle peab piisama nendest sõnumistest, mis sulle endale tulevad. Aga siin on selge sõnum, et sa võid vabalt kuulata, vaadata kaardilugemisi sellel teemal, kuulata mentoreid, õppida midagi uut, et sa ei pea kõike ise leiutama või sa ei pea kõike ise algallikalt saama, sest et elu tahab sind kiirendatult aidata ja sa saad aru, et on õiged sõnumid, kui nad räägivad helgest tulevikust, sest kõik need kaardid, mis siin tulid peale seda praeguse olukorra ülevaatust, kõik on olnud imelised suure arkaani toetuskaardid sulle. Erak ehk õpetajakaart, sisemise õpetaja ärkamine, tugevus, armastajad ja ka transformatsioon. Kõik kaardid on jumaliku juhatuse kaardid, et sa võid täiesti vabalt, kui sul on tunne, vaata kaardilugemisi või tutvu infoga, loe taotlusi, et kõik läheb suurepäraselt, sest see on tegelikult sinu tee, et sinu võib-olla nagu selline kahtlemine olnud, et kuidas see siis nii on olnud, et praegu elu ei vastanud nii, nagu ma soovisin, et kuidas see siis tulevikus hakkab nii olema. Aga sul on vaja aru saada, et ka see on siis oluline osa olnud sinu valguskeha aktivatsioonist, see, mis sinuga toimus. See pidigi täpselt nii olema, et see oli nii kokku lepitud hinge tasandil ja see, kus sa praegu edasi liigud, kõik läheb jumaliku korra kohaselt. Mida sa juba tead, aga sa ei usalda, aga sa võiksid usaldada. Natuke me juba rääkisime sellest, et positiivsed sõnumid ja edu on sinu jaoks kindlalt garanteeritud, aga et mida sa tead, aga et sa ei usalda. Et sa oled aru saanud või mõistnud seda, et sul on olnud mingisugused hirmud. Sa kardad nendele hirmudele otsa vaadates, sa kardad, et siis need hakkavad manifesteeruma. Aga tegelikult on nii, et kui sa neile ausalt otsa vaatad, neid ausalt tunnistad ja saad aru, et need on hirmud ja hirmud on illusioon, see ei ole tegelikkus, siis sinu fööniksi olemus tõuseb seeläbi tuhast taas kõrgustesse. Et mida ma soovitan, et sa võta päriselt päevik ja kirjutusvahend ja kirjuta üles, mida ma päriselt kardan, mida ma tegelikult kardan.
ja sinna kõrvale kirjutad selgelt, aga mida sa tegelikult soovid, et sa transformeeriksid kõik need hirmulaengud oma kõrgema minateenistusse, et ära karda ka kõige pimedamaid, kõige raskemaid hirmukohti läbi vaadata. Et sa ei ole usaldanud seda protsessi, seda transformatsiooniprotsessi, olles kohal teadvel olekus, teadvustades hirm ei ole mina ja minu hirm ei ole minu tulevikud, minu hirm on olnud illusioon, minu meele projitseering, mis ei vasta tegelikkusele, siis sa tõused sellest koopa energiast tagasi valgusesse. Et praegu siin on jah selline nagu raske tunne olnud sinu sees ilmselgelt, aga see raske tunne ei ole selleks, et jääda, vaid selleks, et sa selle oma teadlikkuse valgusega läbi valgustaksid. Vot, sellised sõnumid, kallis grupp number 2, loodan, et said siit üht-teist kasulikku. Aitäh, kui jätate siia alla 2 südamekest, aitäh kõikidele kommenteerijatele, laikijatele, aitäh kallid vipid teile toetuse eest, olge õnnistatud!